käib või? Tervist, mina olen Maitud Tund, tuntud hinnatõusu räppar ja staarmehaanik. Ja tänases elukooli tunnis ma näitan teile, kuidas kütust kokku hoida, ehk siis kuidas kütuse pealt raha säästa. Nii et äkki panete midagi omale kõrva taha ja nagu alati, head vaatamist. Tere tulemast mu fucking elukooli. Nii, esiteks väga lihtne. Autohooldus. Tehke alati hooldused õigel ajal. Ehk siis vahetage õlid, filtrid, küünlad, kõik mis vaja õigel ajal, et lihtsustada mootori tööd. Seega kulub ka vähem kütust. Ja kui ise ei oska, siis minge esindusse või laske mingil venal kuskil garaažis teha. Tulevedelik on. Ma lasen mingil venal garaažis teha. Ja kindlasti kontrollige rehvirõhku, sest täispumbatud rehvid vähendavad teega hõõrdumist, mis omakorda vähendab kütusekulu. Lihtne ja loogiline. Täis küll. Ja maanteel sõites sõitke alati maksimaalse piirkiirusega. Sellepärast, mida kiiremini sõidad, see rohkem võtab kütust. Aga ärge sõitke nagu mingi vana inimene, ehk siis sott on paras umbes. Mis surud, tropp, mine möödas! Ja linnas sõites kindlasti jälgige ees sõitvad autosi ja ärge pidurdage järsult ja ärge kiirendage järsult. Ja soovitan hoogu maha võtta käikudega, ehk siis las mootor pidurdab teie eest, et säästa kütust. Mine nüüd, Ja ärge laske autol koha peal käia liiga kaua, sest auto soojeneb sõites palju kiiremini. Käima ront. Paugu vill reis. Poolest pöörd. Ja parklas sillides lülitage alati mootor välja, siis võtab palju kütust. Ja kui lähete sõbrale järgi ja ta ütleb, et ta on kohe väljas, siis uskuge mind, ta ei ole kohe väljas. Lülitage rahulikult mootor välja ja te jõuate isegi vahepeal ühe suitsu ära teha. Ja kliima kindlasti võtke välja, sest kliima võtab palju kütust. Ja siin autol isegi ei ole kliimat. Aga raisk kütust võtab ikka nagu noor hobune kaeru. Ja raisk pull on. Ja aken kindlasti asulas võite akna lahti teha, kui väga palav on. Aga maanteel ei soovita, sest tekib jälle õhutakistus väga suur ja võtab rohkem kütust. Pigem kliimat siis, kui väga vaja on, aga vaevalt väga vaja on. Ja alati soovitan auto parkida viludasse, et vältida kütuse aurustumist paagist. Aga samuti ärge jälle parki kuhugi kahtlastesse kohtadesse, see võib palju kiiremini kütuse aurustada paagist. Plus vahest ka väljad. Ja lisaraskus kindlasti soovitan pagasist välja võtta. Ehk siis jätke ainult vajalikud asjad, nagu näiteks tulekustuti, tungraud, tõkiskingad ja supakas. Ja kõik üleliigne soovitan pagasist välja võtta. Kuule saab ka rappu tulla. Sa võtta jalgadest. Suits on. Ja kindlasti hakkake tankima alles siis, kui kütus on päris otsas ja ärge kunagi tankige rohkem kui pool paaki. Sest siis on jälle mõttetu lisaraskus autos. Kui te just Lätis ei ole, siis pange paak täis. Aga ärge sõitke ka ainult aurude peal, sest nii võib kütusepump läbi minna. Räägin siin kogemustest jällegi. Ja alati peale tankimist keerake toru teistpidi. Siin on palju kütet sees.
Millal osta kütust? See on hea küsimus. Hea, et küsisite seda. Väga lihtne. Kütust soovitan osta kindlasti nädala alguses, sest nagu siin graafik näitab, nädala lõpupoole kütuse hind tõuseb märgatavalt. Kütust just soovitan osta vara hommikul, sest siis on kütus palju tihedam, nagu su naine, ja saad kütust poole rohkem. No kas poole, aga natuke rohkem. Seda eriti silmas pidada just suvekuudel. Ja samuti soovitan osta kütuse linnas olles, sest konkurentsi tõttu on linnas kütus väheke odavam kui kuskil mujal. Ja siin on ka graafik, mis tõestab seda fakti. Linnas, mitte linnas. Ja loomulikult kõige odavam on muidugi osta kuskilt Läti linnast. Ja kui te juba Lätis olete, siis ärge unustage alkoholi ostmast. Nii, ja siinkohal võtakski tunni kokku ja koduseks ülesandeks jääb kütusevooliku raputamine ja ongi kõik. Järgmise korrani ja nagu alati, odavat liiklemist.